Iisrael valmistub millekski, mida ta pole peaaegu kunagi varem teinud. Ja kui see juhtub, võib see muuta kogu jõudude tasakaalu terrorismivastases sõjas. Aga see on alles algus. Sest samal ajal kui maailm keskendub Gazale ja Iraanile, toimub palju suurem lahing vaikselt üle kogu Juudamaa ja Samaaria. Sealhulgas šokeeriv paljastus Palestiina omavalitsuse presidendilt Mahmoud Abbaselt. Kõik see ja rohkemgi veel tänases saates Judacation. Tere tulemast tagasi Judacationi JNS TV-s. Minu nimi on Josh Huston. Hakkame kohe pihta. JNS teatas sel nädalal, et seadus, mis näeb ette surmanuhtluse süüdi mõistetud terroristidest mõrvaritele, jõustus Juudamaal ja Samaaria aladel. See toimus pärast seda, kui Iisraeli kaitseväe keskväe juhatuse ülem kirjutas alla sõjalisele korraldusele, mis rakendab seda meedet. Teade järgnes Knesseti 30. märtsi otsusele kiita heaks seadus, mis kohustab määrama surmanuhtluse Juudamaa ja Samaaria mitte Iisraeli elanikele süüdi mõistetud surmavate terrorirünnakute toimepanemises. Välja arvatud juhul, kui sõjaväekohus leiab, et erilised asjaolud õigustavad eluaegset vangistust selle asemel. See seadus sai võimalikuks ja selle menetlust kiirendati 7. oktoobri veresauna tulemusena. Tuletame meelde, et see kehtib ainult teatud jurisdiktsioonides, näiteks sõjaväekohtutes Juudamaal ja Samaarias. See jätab siiski kohtunikele kaalutlusõiguse, mis tähendab, et tegemist ei ole automaatse hukkamisega. Ja Iisrael ei ole ajalooliselt peaaegu kunagi surmanuhtlust tegelikult kasutanud. Viimati kasutati seda natsipartei ametniku Adolf Eichmanni puhul, kes hukati 1962 aastal Jeruusalemmas oma rolli eest holokaustis. Nii et peame nägema, mis saab. Minu jaoks on siin 2 küsimust. Esiteks on Iisrael olnud ajalooliselt valmis vangide vahetuse käigus vabastama araabia terroristidest mõrtsukaid. Viimati vabastas Iisrael mõrtsukaid, et saada meie pantvangid Gazast välja. Kui Iisrael rakendab surmanuhtlust, siis pole enam vange või on neid vähem, keda Iisrael vabastaks, sest nad oleksid juba surnud. Ja see on suur pluss. Isiklikult olen ma täiesti vastu sellele, et terroristidest mõrtsukaid kunagi tänavatele tagasi lastakse. Aga fakt on see, et just seda Iisrael ongi teinud. Sellisel juhul kaotaksid kurjategijad oma survevahendi, sest need, kes tapavad iisraellasi, võiksid saada surmanuhtluse. Teiseks on küsimus selles, kas see loob tõhusa heidutuse. Meil on tegemist džihadistliku surmakultusega, kes on valmis surema, kui see tähendab, et nad saavad selle käigus tappa juute. Kas potentsiaalne terrorist muudaks oma meelt, teades, et kui ta viib rünnaku läbi ja jääb ellu, võidaks seda surma mõista? Ma arvan, et paljud ei hooliks sellest ja prooviksid ikkagi rünnata. Samas, kui see seadus heidutab mõnda potentsiaalset terrorist tegutsemast, siis see seadus päästaks elusid. Kokkuvõttes toetan ma seda uut seadust täielikult, kuid aeg näitab, kas seda ka tegelikult rakendatakse ja kas see toimib tõelise heidutusena. Liikudes edasi, tunnistas Palestiina omavalitsuse president Mahmoud Abbas, et Iisraeli poolt kinnipeetavaid maksutulusid kasutatakse Palestiina terroristide rahastamiseks. See juhtus Fatahi 8. üldkonverentsil peetud kõne ajal ning sellest teatas Palestinian Media Watch. Abbasi kommentaarid kinnitavad, et Palestiina omavalitsus ei ole lõpetanud oma terroristide tasustamise poliitikat, kuigi makseid on ümber korraldatud ja vahendeid jagatakse nüüd sotsiaalhoolekande sildi all. Kuid ärge laske end petta, midagi pole muutunud. Vaatame seda Palestinian Media Watchi klippi. Kui Palestiina rahva raha, mis on seni ületanud, jätkub. Senini ületatud raha, mis on seni ületanud. Vande Allahi lümel, nafta on seni ületanud $5 miljardit ja ausalt, meie naftavalgustus ei pea sellele vastu. Seda isegi meie suudame taluda. $5 miljardit ja see kõik tuleb kulutada töötajatele ja peredele ja teistele. Nagu Abbas ütleb, Palestiina rahva vahendite jätkuv kinnipidamine, mille summa on nüüdseks ületanud $5 miljardit. Ja kõik see tuleb maksta avaliku sektori töötajatele, vangidele. Vangid, see tähendab terroriste Iisraeli vanglates. Iisrael hakkas 2022 aastal kinni pidama vahendeid, mida Palestiina omavalitsus kasutas terroristide palkade maksmiseks, järgides sarnast seadusandlust, mille Washington võttis vastu 2018. aastal.
Taylor Force'i seadus tähendab, et Washington ei saa anda Ramallale majandusabi enne, kui see lõpetab terroristidele tehtavad maksed ja oma avalikud toetusavaldused terrorismile. Palestinian Media Watch asutaja direktor Itamar Marcus kommenteeris Jerusalem Postile, et Abbasi ülestunnistusel peavad olema olulised ja rahvusvahelised tagajärjed. Marcus ütles, et Palestiina omavalitsuse jätkuva rahastamise õigustamiseks on lääneriigid eitanud PMV leide, et terroristidele maksmine jätkub ning on aktsepteerinud Abbasi valesid, nagu oleks terroristide rahastamine lõpetatud. 2025 aasta septembris selgitas ta Abbasi aus ülestunnistus kaamera ees, et tal on vaja raha vangidele ehk terroristidele maksmiseks, kinnitab BMW dokumentatsiooni. Marcus jätkas, öeldes, et Iisrael oleks tark, kui kasutaks seda videot, et avaldada lääneriikidele survet lõpetada Palestiina omavalitsuse terrori rahastamine ja hoiduda niinimetatud Palestiina riigi tunnustamisest, mille Prantsusmaa ja teised on seadnud tingimuseks Palestiina omavalitsuse lubadusele lõpetada terroristidele maksmine. BMW ütleb, et eelmisel aastal maksti terroristidele ja nende peredele kokku $156 miljonit, vastavalt USA välisministeeriumi raportile, mis avaldati eelmisel kuul. $126 miljonit maksti terroristidele, sealhulgas neile, kes vabastati Iisraeli vangistusest, ja $30 miljonit maksti terroristide peredele, kes hukkusid oma terroritegusid toime pannes. Palestiina omavalitsus oli lubanud peredele kokku $214 miljonit. BMW and Mattel on puuduvate vahendite majanduslikud tagajärjed põhjustanud Palestiina omavalitsuse avalikus sektoris tõsiseid probleeme. See sunnib töötajaid leppima vaid väikese osaga oma palgast. Ja avalikud asutused, nagu koolid, töötavad osalise tööajaga. Lõppkokkuvõttes, sõbrad, ajab Palestiina omavalitsus raha kokku, et maksta terroristidele ja nende peredele. See on nende peamine prioriteet, mitte koolid, haiglad ega rahu, mida nad pole kunagi toetanud. Nende peamine projekt on maksta terroristidele, kes jäävad vahele, kui nad üritavad juute tappa. Ja kui terrorist saab selle käigus surma, siis tema perekond lisatakse Palestiina omavalitsuse palgalehele. See on ühiskond, mille kõrval me elame, Juudamaal, Samaarias ja kogu Iisraelis. Need on inimesed, kellega me peaksime rahu sõlmima. Üle 30 aasta oleme me sellega tegelenud pärast võltsitud rahulubadusi. On aeg, et Iisrael loobuks Palestiina omavalitsusest ja Oslo lepetest, mis on toonud meile ainult masendust ja hävingut, surma ja hävitust. Leiame uue tee edasi. Muide, me peaksime alustama suveräänsusega. Edasi liikudes andis Iisraeli rahandusminister Bezalel Smotrich sel nädalal korralduse viivitamatult evakueerida Khan al-Mar, vaidlusalune juuda kõrbe asula, kus araabia peduiinid on ebaseaduslikult püstitanud hooneid ja elamuid. Smotrich, kes töötab ka Iisraeli kaitseministeeriumis ministrina ja vastutab tsiviilküsimuste eest Juudamaal ja Samaarias, andis oma büroo teatel tsiviilhalduse esindajale korralduse võtta kõik vajalikud meetmed selle sammu võimalikult kiireks elluviimiseks. Jerusalem on aastaid püüdnud seda kogukonda ümber paigutada, mis asub strateegilises E1 koridoris Jeruusalemma ja Maale Adumimi vahel. Sellel nädalal pressikonverentsil rääkides ütles Smotrich, et evakueerimine on osa Jeruusalemma vastumeetmetest Palestiina omavalitsuse vastu, keda ta süüdistas selles, et nad aitasid kaasa tema vastu salajase vahistamismääruse taotluse esitamisele rahvusvahelises kriminaalkohtus Haagis. Smotrich ütles, kindel on see, et kogu selle protsessi taga seisavad Palestiina omavalitsus ja tema rahvas. Ta ütles, et nad seisavad rahvusvahelises kriminaalkohtus ja rahvusvahelises kohtus toimuva õigusliku sõja taga. Vaatame selle üksikasjalikult läbi. Ebaseaduslik laager Khan al-Amris asub maantee number 1 ääres Jeruusalemma ja Surnumere vahel. See on Palestiina omavalitsuse peamine ebaseaduslik kogukond C-alal, mis on täielikult Iisraeli kontrolli all. See kõik on osa 2009 aasta Fajadi plaanist, mille kohaselt Palestiina omavalitsus loob need kogukonnad tühja koha peale. Nad paigutavad need strateegilistesse kohtadesse C-alal. Tavaliselt algab see ebaseadusliku kooliga ja siis ehitatakse selle ümber. Just nii oligi ka siin. Palestiina omavalitsus teab väga hästi, kui halvasti see välja näeb, kui Iisrael on sunnitud kooli lammutama. See on tegelikult geniaalne plaan. Nad kasutavad oma enda lapsi etturitena. Nad rajavad kooli, toovad lapsed kohale ja siis ilmub meedia, et pilte teha.
kui Iisrael otsustab selle maha võtta, saavad neist lastest nende näitlejad selles Hollywoodi lavastuses. Khan al-Amr on ebaseaduslik kogukond. Iisraeli ülemkohus on selgelt öelnud, et see on ebaseaduslik. See ei ole ka turvaline koht. See asub otse maantee ääres, kuid Palestiina omavalitsus hoiab neid peduiine seal, eriti neid lapsi, ka kui ettureid, et võtta üle Iisraeli riigimaad. Nii et siin ütleb minister Smotrich, et on aeg see lõplikult maha võtta. See oleks pidanud juba aastaid tagasi tehtud olema, aga ükski valitsus pole olnud valmis tegutsema. See võib olla sellepärast, et nad ei taha, et avalikkus näeks kogukonna ja kooli lammutamise pilte. Aga Smotrich otsib nüüd võimalusi, kuidas karistada Palestiina omavalitsust selle salajase vahistamismääruse eest, mis tema vastu rahvusvahelises kriminaalkohtus välja anti. Muidugi tal on õigus. Muidugi püüab Palestiina omavalitsus igal võimalikul moel Iisraeli ja Iisraeli ametnike raskustesse viia. Nii käituvad meie niinimetatud rahupartnerid. Iisrael peaks selle ebaseadusliku küla lammutama. See peaks seda tegema, sest me oleme seadusriik. Kui Iisraelil on tegutsemiseks vaja salajast vahistamismäärust, olgu pealegi. See pole ideaalne ja sellega oleks pidanud juba aastaid tagasi tegelema. Aga on aeg, et Iisrael tegutseks selles küsimuses lõplikult. Ja muide, mitte ainult Khan al-Mari puhul, vaid Iisrael peaks tegutsema kogu Juudamaal ja Samaarias, et eemaldada ebaseaduslikud Palestiina omavalitsuse laagrid. Jätkame, sel nädalal on häid uudiseid. Pärast aastaid kestnud tööd avati sel nädalal Samaaria-Tübeti rongijaam, mis ühendab Põhja-Samaaria ja Tübeti kogukonnad riikliku raudteevõrguga. Jaama avamine toob eeldatavasti kaasa transpordirevolutsiooni. Piirkonna elanike jaoks tähendab see, et Põhja-Samaaria kogukonnad saavad otseühenduse Iisraeli keskosaga. Uus jaam tähistab ajaloolist verstaposti ning see on esimene kord, kui Iisraeli riigi ametlik rongijaam kannab nime Samaaria. Jaam hakkab teenindama 10 000 reisijaid kogu piirkonnast, eriti Avnei Hefetzi, Salit Sufimi, Einavi ja Shavei Shomroni kogukondade elanikke. Samaaria regionaalnõukogu juht Yossi Dagan ütles, et Samaaria-Tübeti jaam on suur samm edasi elukvaliteedi, turvalisuse ja majandusliku arengu osas piirkonnas. See on oluline samm meie eesmärgi suunas, tuua Samaaria piirkonda 1 000 000 elanikku ning tugevdada sidet Samaaria ja Tel Avivi piirkonna ning kogu Kesk-Iisraeli vahel. Ta lisas, et juudi kogukondade rajamine Samaarias on lahutamatu osa Iisraeli riigist ja nii jääb see igavesti. Nüüd on see suur uudis. Kui sa rajad infrastruktuuri mingisse piirkonda, siis nii näitad sa püsivust. Kui sa investeerid miljoneid dollareid mingisse piirkonda, näitab see, et oled tulevikule pühendunud. Kahjuks oleme näinud, et see ei ole alati nii. 2005 aastal hävitas Iisrael tegelikult terve tsivilisatsiooni, kui me tõime kõik 10 000 iisraellast Gaza sektorist ja Põhja-Samaariast välja ning hävitasime seal enamiku hoonetest. Ma loodan, et me õppisime sellest veast. Ma loodan, et see uus raudteeliin tõesti annab püsiva aluse juudi elule Põhja-Samaarias. Nüüd, siin on veel üks püsivuse näide. Muidugi, ma loodan seda. Binjamini regionaalnõukogu teatab, et koostöös One Israel Fundiga ehitatava kaasaegse Nanashi meditsiinikeskuse ehitus edeneb kiiresti. Meditsiinikeskus loodetakse avada järgmisel aastal. Nõukogu ametnikud märgivad, et tegemist on ühe kõige olulisema algatusega, mida praegu Binjamini elanike jaoks edendatakse, ning see peaks tooma kaasa tõelise muutuse meditsiiniabi kättesaadavuses piirkonnas. Uus keskus on loodud selleks, et pakkuda kaasaegseid meditsiiniteenuseid, mis on lähemal ja kättesaadavamad, vähendades vajadust pikkade sõitude järele piirkonnast väljapoole asuvatesse meditsiinikeskustesse, ravi, uuringute ja teiste tervishoiuteenuste saamiseks. Nii et varem, kui elasid Binjaminis ja vajasid erakorralist abi, pidid sõitma näiteks Jeruusalemma ning see võis võtta peaaegu tunni. See meditsiinikeskus on lahendus kiireks abi saamiseks. Gush Etzionis, kus mina elan, on meil meditsiinikeskus. Nii et kui vajad erakorralist abi, ei pea sa sõitma 45 minutit Jeruusalemma haiglasse. See on suurepärane uudis selle piirkonna elanikele. Ja laiemas plaanis, täpselt nagu rongijaam, on see veel üks püsivuse sümbol. See on veel üks sümbol sellest, et Iisrael ei tee enesetappu, luues PA terroristliku riigi meie esivanemate südamaal. See võib pealtnäha tunduda väikese loona uus rongijaam, kuid igaüks neist lugudest on suur uudis Juudamaa ja Samaariamaa kogukondade tuleviku ning kogu Iisraeli jaoks.
Lõpuks kirjutasin sel nädalal artikli GNS-is, kus jagasin, et Knesseti täiskogu kiitis esimesel lugemisel heaks Juudamaa ja Samaariamaa pärandiameti seaduse eelnõu. Likudi Knesseti liikme Amit Halevi poolt esitatud eelnõu eesmärk on kehtestada riigi otsene vastutus muinsuste, pärandi ja arheoloogiliste paikade eest kogu Juudamaal ja Samaariamaal. Ettepaneku kohaselt toimiks see asutus iseseisva professionaalse haldusorganina, mille ülesandeks on pärandipaikade haldamise parandamine ja tõhustamine ning nende kahjustamise vähendamine. Seadusandlus püüab samuti tagada seadusega rahastuse ameti tegevusele pärandiministeeriumi eelarve kaudu. Aastaid on PA araablased hävitanud Iisraeli arheoloogilisi ja pärandipaiku Juudamaal ja Samaarias. Selle takistamiseks on tehtud väga vähe. Nüüd määrab Iisrael uue asutuse, mis vastutab nende paikade kaitsmise eest. Iisraeli ja PLO vaheliste Oslo lepingute kohaselt oli PA ülesandeks kaitsta arheoloogilisi paiku oma jurisdiktsiooni all olevates A ja B alades. Siiski pole PA suutnud laialdast vandalismi ära hoida. Knesseti liige Halevi ütles, et pärast 59 aastat hooletusse jätmist, mis järgnes Iisraeli haldusele selles piirkonnas pärast 6-päevast sõda, võtab Iisrael lõpuks ametlikult ja tõsiselt vastutuse oma vaimsete ja kultuuriliste aarete kaitsmise eest. Halevi ütles, et see eelnõu on ajalooline ning see tähistab esimest korda, kui Iisrael rakendab Iisraeli seadust otse Juudamaa ja Samaaria paikadele. See on väga positiivne areng. Me rääkisime varem arheoloogilisest terrorismist, mis toimub Palestiina omavalitsuse võimu all. Mis on siis nende eesmärk? Mis on Palestiina omavalitsuse eesmärk? Väga lihtne. Kustutada kõik juudi ajaloo jäljed Juudamaal ja Samaarias. Nad on seda teinud viimased 59 aastat. See toimub ka Jeruusalemmas, kus araablased on hävitanud juudi artefakte Templimäel. Ma olen seda ise näinud. Nad tahavad väita, et templid Jeruusalemmas ei ole kunagi eksisteerinud. Nii nad hävitavadki kõik tõendid. Palestiina omavalitsus pole kunagi üritanud seda peatada. On aeg, et Iisrael võtaks seda küsimust tõsiselt. See oli alles seaduseelnõu esimene lugemine, nii et ärme rutta sündmustest ette. Selleks, et sellest saaks seadus, peab see läbima veel 2 lugemist. Aga loodame, et see juhtub. Me peame kaitsma oma ajalugu parema tuleviku nimel. Suur tänu, et ühinesite meiega selle nädala saates Juudamaa sündmus. Minu nimi on Josh Hastin, JNS TV correspondent. Tahan tänada inimesi, kes töötavad JNS TV telgitagustes. Produtsent Barbara Hanamov, insener Aaron Rogalenter, Zah Sikerman, Ryan Lishits, jaamajuht Juri Sveretski ning videomonteerija Olga Senatov. Kindlasti liituge meiega ka järgmisel nädalal siin saates Juudamaa sündmus JNS TV-s. Andke meile suur tänu, tellige ning külastage jns.org, et saada kogus värskeimad uudised Iisraelist, Lähis-Idast ja kogu juudi maailmast. Soovin kõigile suurepärast nädalat!